update. Täna on jälle kolimise päev. Ma ei teagi, mitmes hotell, see on äkki 6 või? Ühesõnaga, iga majutus on meil alati täiesti erinev ja seekord on majutus võetud asukoha järgi siis. Me oleme täpselt rannas, ma kohe näitan ka. Meil on rannast mingisugune, ma ei tea, 15-20 meetrit. Ja äge on see, et eelmine kord, kui me Mais olime, siis me käisime rannas ja siin all, kus me istume praegu, siin on see reception nagu, siis me lihtsalt lebotasime, siis saab jooki tellida, sööki ja need rannatoolid. Ja siis me tegelikult ühe korra oleme siin istunud. Ja nüüd me tulime tagasi ja siis vaatasime, see on see sama koht, mis mulle väga meeldib. Väga lihtne koht, aga kõik on olemas. Tuba veel, muidugi ma ei tea, mis seal toas on, eks seda näeb, aga ma natuke näitan, mis siin ümber on. Nii, ma näitan meie tuba, see on nii äge. See on väike verandake meil siit. Vaade, okei, see selleks, me tuleme siia tagasi. Voodi, hommikul voodist otse näed randa. Siuke mõnus toolik ja see tundus mulle pildi pealt, nagu see on hästi kulunud, aga tegelikult seal on selline nahadisain. Üli hubane näeb välja. Külmkapp on täpselt voodi kõrval. Ja siuke hästi avar on see tuba. Midagi üleliigset ei ole, aga kõik vajalik on olemas. Väike peeglikene. Tele ja siis seal on vannituba ja siis poisid, need ei olnud kohalikud, kes seda ostrid siin peavad 2 aksendi järgi, ma tahaks öelda ukrainlased võib-olla, väike tervitus, puuvili, veekeet ja kõik on olemas. Ja siin on riidekapp ja milline suur vannituba. Voodist on selline vaade. Ootel saab varguküüned korda. Ma ei tule koju sellepärast, et vaata, kuidas siin asjad töötab. Kui sa tuled randa, siis kõik asjad tehtud, ilma et sa ise midagi teed. Nii lahe, ootasime hotelli check-in'i ja mul oli just vaja salongi minna, et varbaküüned korda teha. Ja rannas käidi ringi oma komplektiga. Hind on sama, mis salongis. Ma kaubelda ei viitsin sellepärast, et nad saavad niigi nirust raha selle eest. Ja lihtsalt 15 minutiga teeb sul naks ära. Nii armas. Eelmine kord, kui ma Tais käisin, siis ma ei filminud üldse mu sööki mitte midagi ja mul on nii kahju sellepärast, et siin on nii head söögid ja mulle meeldivalt hülvatud, kuidas mingid asjad maitsevad, isegi kui sa oled juba mingit Tai sööki võtnud, siis sa saad seda kusagilt teisest kohast ja siis ta on veel natukene parem. Ja seekord samamoodi. Ja nüüd ma olen üle 6 aja siin Tais olnud ja nüüd lõpuks ma proovin ära kaosoi supi. See on siis nagu mingisugune nuudli supp kanaga ja peal on mingid krõbedad asjad. Ja ma olen seda nii palju kas reisivideodes näinud ja see on rohkem seal Chiang Mais ja põhja pool on seda rohkem saada, aga siin leiab seda suhteliselt vähe menüüdest. Ja ma ühe korra ennem olen ka seda näinud, aga siis mul juba kõht täis, ma istusin ja jõin midagi mingit smuutit lihtsalt. Ja nüüd ma tulin, tegelikult läksin poodi ja nüüd ma tulin lihtsalt suvaliselt, nägin tee ääres söögikohta, kus on hea vaade. Teiselt poolt teed oli hea vaade. Tulin siia söögikohta, sain tüssu, istusin maha, siin enam vaadet ei ole.
ja aga ma otsustasin seda suppi ikka võttes nii kõht tühi ja ma tahtsin vett ka, nii et ma võtsin vett ja siis ma nägin menüüs seda suppi ja nüüd ma proovin järgi seda suppi. Ühesõnaga see kaosoi supp on siis Põhja-Tai päritolu nuudlisupp munanuudlitest, mitte riisinuudlitest, munanuudlitest ja sinna on kookospiima sisse pandud ja kanaliha. Thank you. Näitame, kas see supp välja näeb siis. Thank you. Põhimõtteliselt üleüldse kõik need tom yammid ja tom kakaid ja kõik need supid, mis on siin tehtud kookos piimapõhiselt, on minu arust ülihead ja nad teevad nii hästi neid ja kõik need karrid ka, mis nad teevad kookosviimaga ja see on siis, siin on kanafilee, siin on röstitud sibul ja see on ei ole kindel täpselt, mis asi see on. Tuge tortillalaadne krõmps, aga ülihea maitsema. Ja mis mulle veel eriti meeldib, siin saab neid suppe pulkadega süüa. Ega pool saab, aga siin serveeritakse niimoodi ja olud ja no, seda on niimoodi. Kõik on nii kreemine ja kaanit pehme, maitsekas. Ideaalne. Siin ainult mitte ei ole nuudel ja kana, vaid siin põhjas on ka nagu riivitud kapsamoodi näeb välja, ongi vist riivitud kapsas ja mingid köögiviljad. See näeb nii hea välja ja see on üli maitsev. Mina ei tea, kes mul hakkab Euroopas neid sööke tegema igatahes. Ma ei tea, kõik on mu lemmikud. Ma näitan, mis elu meil siin käib. Niimoodi tuleme välja ja siuke elu käib siin allkorrusel. Kõrval on Punase elevandi rannabaar või ma ei tea, klubi. Me eile käisime seal korra, seal oli hästi jamps menüü, aga päeval tundub seal väga mõnus olevat. Siis siin all on mingi boksubaar. Õhtul on siin palju inimesi, siis see on see koht õhtul, kus kõige rohkem muusikat lastakse ja ikka veel mingi melu käib, kui teised pood juba kinni on. Kõike mõnus on siin. Hetkel on vees naftareostus. Me täna käisime esimest korda, niimoodi nagu näha ei ole, aga käisime täna esimest korda siin Lamail rannas. Me oleme siin nüüd teist päeva. Käisime vees ujumas. Me üldse nagu kaugele ei läinud, sellepärast et lained on päris suured. Mullutasime siin ees lihtsalt ja ma panen siia pildid ka. Jalad ja kere oli kõik naftalaike täis ja seda purinahka ei saa üldse maha hästi. Seega ujumist siin rannas meil rohkem ilmselt väga ei tule. Ma lähen nüüd siit paar maja edasi. Siin on üks ühesõnaga, siin on need erinevad mingisugused rannapuhtikud baarid ja eile ma kõldsist mööda, üks hakkas mulle silma, kus oli hästi ilus atmosfäär ja ma lähen nüüd vaatan, mis nad seal pakuvad.
siin on ikka nii island vibe. Mango, passiooni smoothie. Breakfast at its finest. Sa räägid seal siis? Ma ei lähe koju, mitte kunagi. Nii hea. Ma näen oma pinatsa vaadata. Ma ei tea, miks seda selles mõttes, ma ei kasuta kunagi seda. See on ilmselgelt kõige suurem. Maitseb nii nagu maitsema peab. Maitseb nagu Sinimere karpjusu. Need junnid jäävad sulle kõik jala külge kinni vaatama talvune. Mari seleta, miks me lähme pehme liivasest? Me lähme pehme liivasest sellepärast, et La Maia Chavengi rand on praegu täis naftareostust ja see tuleb sinna välja, kus on liiv. Ta tuleb nagu lainetega, siis ta on seal märja liivases. Ja siin pehme liivases neid ei ole lihtsalt. Kuigi mul ei ole enam vahet, mul on jalad koosmine. Mis meil siin on? Popcorn with cheese and caramel. Yum. Then we got crispy crepes, matcha flavor and coconut. And this is, what is this? Cantaloupe. I have no idea what is this. See näeb nagu kiivi välja. Well, let's try. KitKat Golden Dragon. No idea how it tastes. Some chicken flavored noodles. Some boiled eggs. Seaweed snacks. No idea.
coconut yogurt. Yum yum. Egg tart. Just pastries. And I got my crackers. Peanut butter. Salty cracker with sweet peanut butter. I got some Pichapora cereal rice cracker. No idea again. Then we got some cream cheese. Oh, I forgot to take some bread. And some rice mix. And some rice mix with pork. And some fried chicken. Yum yum. Yuu! Tõesti lõpetas mind.